Me alustame siis õhtu teise osaga, kuhu, nagu juba öeldud, on plaanitud suur hulk linnupilte ja teises osas teevad meile siis meeleolu Erki-Andres Nuut ja Triin Lemba. Et ma annangi muusikale üle selle sõna nii-öelda. Tundub, et palju rohelist on täna kaasa võetud. Nii, aga meie poolt siis tere õhtust või tere hommikust või tere päevast, kui ta kellelegi. Ja Erki on siis minu nimi ja sõber Triin on mul siin moraalseks toeks. Ei julge üksi tavaliselt olla nii suurte inimeste ees. Aga esitame teile siis seekord meie armastune Raimond Valgre loo Sinilind. Nii, aitäh! Nii, järgmine lugu rahva tungival soovil kordame. Suured tänud, Triin Lemba.
No nii, muusikutega me kohtume veel ja veel täna, aga aeg on haarata härjal sarvist ja juhatada meie osa nüüd tõsiselt ikkagi sisse. Ja selleks juhatuseks paneks ette veel ühe pildikese ja läheks ajas jälle natukene tagasi. See 1994 ei ole juubelinumber, see on aastaarv ja see oli siis see aeg, kui võib-olla meie ühingul, linnuühingul olid väga kiired päevad. Mäletan seda, kui Eesti Vabariik tuli, siis läks maru kiireks ja siis toimus selline võidu kihutamine. Ühel pool olid need kinnisvaravärgid ja arendajad ja teisel pool olid siis looduskaitsjad. Ja siis me ruttasime rannaniitudele, metsadesse, seal kus rabadesse, kus turvast palju oli ja ikka võidu. Nii et see on selline tüüpiline pilt 94. aastast, mis siis linnumehed pidid kõike tegema. Nii et oi jumal küll, praegu ei tohi mobiili ka hoida käes. Aga lugesite. Aga nüüd siis edasi kutsuks selle sama mehe või tema järglase, las ta ise selgitab siia teie ette. Tema nimi on Mati, aga nüüd on tal hoopis teised sihid ja ta räägib kõik ära, kuidas meie pääsukese konkurss käis. Nii et Mati Kose. Tere õhtust, ärge niimoodi kodus tehke, aga tõepoolest olid ajad, noored vihased inimesed tormasid nii loodust uurima kui ka pääsukesi uurima ja sealt sellistest tormilistest 90. algusest on siis jäänud üks selline kirg, et see on siis kirg meie väga ilusa rahvuslinnu poole või temaga, tema elu ja tema olu tundma õppida ja seda toredat kogemust siis jagada ja pääsukese sõpradega koos olla ja ühiseid ettevõtmisi teha, et selleks siis 90. ühingu juubel oli jällegi võimalus ja kuna see aastalinnu traditsioon omal ajal siis selle keskel oli ka suitsupääsukene eelmisel 90 või siis 2000. aastal, kui siis oli ka selline ilus aastatuhande vahetuse aeg, et siis me tegime võib-olla seda pääsukese üritust rohkem tavapäraselt, uurime ja tutvustame põhimõttel. Seekord meie üheks sooviks oli ka, et inimesed saaksid ise rohkem pääsukese siis aastast osa ja ka jagada neid vahvaid hetki ja momente nende vahvate lindudega. Ja selleks siis meil oli mõte, et võiks korraldada fotokonkursi ja kui ma ise, kui juba sellest pildist siis üks aasta hiljem, 95. aastal juba hakkasin siis ka ise võib-olla tõsisemalt uuesti ja juba ka kunstilistel eesmärkidel loodusfotoga tegelema ja siis oligi nagu üks väga oluline põhjus või selline idee oli see, et peaks olema selline fototehnika, millega siis saab pääsukese pildistada ja siis ma veel ei teadnud, et tegelikult järgmised 15 aastat võib-olla tuleb veel oodata seda tehnikat, millega see pääsukeste pildistamine õnnestub, aga tänapäeval siis jah, suur samm on sinnapoole tänu digirevolutsioonile toimunud, et neid linde on järjest lihtsam ja järjest hõlpsam jäädvustada ja lihtsam on ka neid hetki ja tabamusi jagada ja meil on siis väga hea meel, et see meie mõte
selline konkurss teha, on siis täna jõudmas eduka lõpuni ja väga hea meel, et konkursil osales siis nii palju erinevaid inimesi, kokku siis üle 190 autori, ligi 600 tööd ja oli siis seda piltide hulka vaadates oli väga vahva näha, et tegelikult siis see on selline väga mitmekülgne teema, me ka neid konkursi erinevaid siis alakategooriaid püüdsime niimoodi mitmekesistada, et kõik ei pildistaks ühte ja sama teemat, vaid siis oleks erinevaid motiive ja erinevaid pilte ja ma arvan, et see meil ka õnnestus inimesi siis meelitada seda linnuriiki, neid kiireid tiivulisi lendajaid tabama ja pääsukesed, kuna nad väga hästi lendavad ja lendavad väga kaugele, Aafrikas on nad praegult ja samal ajal, kui nad on ka meie kodusümboliks ja kodudesse igal aastal kindla tagasipöördumise sümboliks, siis see ongi nagu ühel poolt selline armas ja romantiline, nagu rahvuslik mingis mõttes, aga teisel poolt on ka siis selline sport või selline loodusfotograafi või action-fotograafi selline väljakutse ja kuna nende pesad on ka siis hämarates ruumides, siis ka selline tehniline väljakutse ka selles suhtes ja ma arvan, et ei ole midagi häbeneda, et see konkurss on meil korda läinud ja see saak on väga tore ja hakkame siis vaikselt neid vahvaid hetki jagama ja meil žüriis oli siis väga, väga mõnus ja tore oli seda tööd teha, oli võimalik palju erinevaid pääsukeste pilte näha ja eks see parimate väljasõelumine oli siis ka küllaltki selline väljakutse meilegi ja tuliseid vaidlusi põhjustas.